Mul on väga hea meel näha, et meie konverents hoogu naisettevõtlusele on endiselt populaarne. Kohad paistavad olema kõik täidetud ja veel viimased paar kohta on siin ees. Tulge siis julgelt ettepoole, kui nüüd tagapool kohti enam ei ole. Nii et täna on väga tore päev. Me tähistame tegelikult naiste ettevõtluse päeva, mis on ÜRO naiste ettevõtluspäev. Ja kes on siin ka varem käinud, need juba teavad, et see päev oli kohe viimased 12 aastat 18. novembril ja siis selgus, et see on meestepäevaga ühel päeval ja siis lükati natuke ettepoole, et päris 11 ei segaks. Ja on nüüd 15. ja nagu siit ingliskeelsest osast näha on, ma meelega ei hakanud tõlkima, siis seda peeti juba 14. ehk reedel ÜRO peahoones ja tulevikus, kui on huvi, võib sinna omal käel sõita. Piisavalt varakult ette sättides seda asja, et ega nad kinni ei maksa midagi ettevõtjatele, aga kindlasti on väga huvitav seal koha peal olla ja tagant järgigi ma loodan, et saab vaadata seda siis, millest nad sel aastal rääkisid. Üsnagi ka on haakuv meie tänaste teemadega, eriti kõik see tehisintellekti osa, aga ka muud osad. Nii et oleme siis maailmaga ühel lainel, Euroopaga ühel lainel ja loomulikult teeme koostööd kõigi Eesti naisettevõtjatega ja tuleviku naisettevõtjatega ja ka nendega, kes juba on otsustanud, et nüüd aitab küll, olen juba 50 aastat ettevõtja olnud. Ja kindlasti, kui me räägime maailma tasandist, siis ÜRO-l on ka säästva arengu eesmärgid ja siin seesama naisettevõtluse päev rõhutab seda, et vähemalt 17 suurest eesmärgist kaetakse naiste ettevõtluse puhul. Kindlasti peab kõiki eesmärke jälgima, aga kaetakse vähemalt esimest, et ei siis vaesusele, kvaliteetset haridust vajame, soolist võrdõiguslikkust, väärikat tööd ja majanduskasvu ja muidugi ka vähendamist sellel nagu võrdsel tasandil või ebavõrdõiguslikkusel ja partnerlus on see eesmärk, mis meil igal pool ikkagi valitseb. Tahan lihtsalt korraks meelde tuletada, et Naisuurimus- ja teabekeskus on meil juba 97. aastast tegev ja järjekindlalt seisab naiste parema elu eest, aga me peame ütlema, et ega me ei seisa üksi naiste eest, et nii naiste kui meeste eest, et kõik oleks tasakaalus ja areneks kõige paremal moel edasi. Ja siis me toetame juba rohkem kui 25 aastat naiste ettevõtlust ja koos partneritega on see alati mõjusam. Nii et meil on partnerid viimastel aastatel olnud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, ettevõtluskõrgkoolist Mainor. Oleme koostööd teinud Etna Eestimaal ja nüüd Metkiga, siis ka muidugi Eesti ettevõtlike naiste organisatsiooniga. Nii et me oleme avatud igal aastal organisatsioonidele, kes seisavad soolise võrdõiguslikkuse eest, ka majanduse ja ettevõtluse arengu eest.
alates 2016 oleme koostööd teinud Ukraina naistega ja tänagi meil on Ukraina naiste esindus siin. Ega neil kerge siia tulla ei olnud, aga kohal nad on ja meil on väga hea meel, nad saavad rääkida sellest projektist, mis meil nüüd novembriga lõpeb, kestis üle 1,5 aasta. Saime nendega koos palju asju korda saata, saime näidata, mis Eestis on arengus edukat. Viimastel aegadel tundub, et mõnes kohas Ukraina läheb juba meie arengutest ette IT-valdkonnas, aga igal juhul on veel palju, mille osas me saame neid aidata ja seal on ju koha peal, kujutage ette, et ongi naiste õlul, nii nagu sõja ajal ikka, kogu majandus, ettevõtlus, haridus, nii et hoiame neile pöialt ja toetame neid. Ja täna siis me innustame nii alustavaid kui pikka aega ettevõtluses tegevaid naisi. Saame teada, kuidas Eesti väljub majanduslangusest, see on meile kõigile väga oluline. Saame kuulda siis seda, kuidas väljapoolt tootmist ka tehakse äri ja aidatakse majanduskasvule kaasa. Ja pärastlõunat ootame noort põlvkonda siin esinemas, 2 õpilasfirmat tulevad, räägivad, mis neil siis mõttes on tänavu, kuidas edasi minna. Ning tõepoolest siis saame veel teada, kuidas on Eesti naised oma äris väljapool Eestit, kuidas on need naised või üks neist naistest, kes on tulnud Ameerikast ja seadnud siin oma äri üles ja siis ka muidugi Ukraina naiste ettekanne on meil tulemas. Nii et jõudu ja koostööd meile!